meie tänane ööbimiskoht, mahajäetud maja. Lähme vaatame, kas siin ööbida ka saab. Siin on siis, ma ei tea, kas see on mahajäetud maja või see pigem isegi tundub pooleli olev maja. Keegi on seda ehitama hakanud. Ja siit läheb trepp. Me vaatame katusele. No vot, selline katus siis meil siin. Ja vaade, vau! Tere hommikust! Tere hommikust! Vau, nii ilus vaade on siin! Põhimõtteliselt eile leidsime öömajaks sellise mahajäetud maja. Siin on, saarel on päris palju selliseid mahajäetud majasid. Kus osadel saab rõdule pääseb ka ja siis me veetsime öö siin, et õnneks ükski naaber ei seganud meid. Ja ma kujutan ette, kui selline asi korda teha, see on siis põhimõtteliselt nagu €1 000 000 vaade, aga ma ei tea, peaks uurima, kellele see maja kuulub. This is a robbery. Siia saaks oma asjad jätta tegelikult pärast, kui me ära lähme. Siin on kapp ja värgid. Ja väga ilus vaade siit aknast. Ma lähen pesen hambad ära. Okei, vau. See on isegi vesi olemas. Why is everybody so happy on this island? They chose to be happy. Why are you happy? Because I choose to be happy. Maitsevad tõesti väga magusad. Teevad nagu 10 korda silmad ette nendele viinamaaridele, mida me Eesti poodides saame. Ma olen Raksus praegu, nii et ma väga pikalt siin peaks igaks juhuks chillima. Ma käisin Raksus. Ja nüüd ma saan viia koju kilo viigimarju. Ma mõtlesin, et ma käin ujumas ja juhtus see, et ma olin rannas, ma läksin ujuma ja siis järsku tuli mingi mees minu juurde ja hakkas minuga kreeka keeles rääkima ja ma sain aru, et ta räägib midagi majast ja magamisest, nii et ma eeldasin, et ta küsis, et kas ma ööbisin seal majas kuskil, kus me siis ööbisime täna ja mul oli nagu, et jaa ja siis ta ütles, et okei, et see on minu maja. Siis mul oli nagu, et okei, väga piinlik juba, tahtsin ära joosta, aga nagu ei olnud kuhugi joosta. Aga siis ta muutus nagu sõbralikumaks ja ütles, et lihtsalt koristage ära, ärge siis väga räpaseks hetke, kui te ära lähete. Tere hommikust! Hommik. Kas sa magama läksid, kas siin oli ka nii palju inimesi? Siin ei olnud üldse inimesi, me olime ainsad. Ja siis öösel
tuli mingisugune, ma ei tea, 20 peale kampa, ma ei kujuta ette, kui palju neid on. Ja nad lihtsalt karjusid. Õpetan teile kohe kreeka keelt rääkima. Kui te näete sellist silti. Nii, see täht on gamma ehk eesti keeles G. Aga kui siin oleks üks G ainult, siis täheldaks ta seda gamma. Aga kui siin on 2 G-d, siis täheldab ta seda nagu G. Ehk siis maganitis. Vaat, selline tore asi. Nii, nüüd tagasi filosoofia tundi. You save your integrity by predicting harmful events from your environment and then adapting, so changing yourself. Listen, it's very smart stuff. So you're changing yourself or your environment in order for the predicted harmful events not to occur or not to be harmful to you. Ikka Riia pikaajalisuse saladus on see, et nad peavad iga päev mäest üles kõndima kordi ja kordi, sest siin on väga mägine ja heli praegu üritab oma eluiga iga hinna eest pikendada. Ja oma kannikaid teha pringimaks. Nii, vaatame, filmime natuke kannikaid ka. Nii, heli, sul praegu tuleb sekundeid juurde elule. Mitu sekundit saad siit mäest? Arvan, ma saan siit mäest terve päeva. Nice. Me otsime kuumaveeallikaid, nimelt Riia saar kõige muu hulgas on kuulus selle poolest, et siin on kuumaveeallikad, mis lisaks sellele väidetavalt on ka radioaktiivsed. Ei kõla just kõige kutsuvamalt, aga üks Itaalia paar, kes siin saarel väga tihti käib, ütles mulle, et ei, jumala eest ei tasu sinna minna, need on ainult vanadele inimestele, noortele. See radioaktiivsus on pigem nagu vähki tekitav ja et meil ei ole siin mitte mingisugust tervise mõttes mingit mõtet sinna minna. Ja väga vastuoluline info, et osad ütlevad, et igal juhul vahet ei ole, noor, vana, mine, väga hea, tervis tuleb, elad igavesti. Teised ütlevad, et ei, et selles mõttes, kui sa oled noor inimene, siis ei ole mõtet sinna üldse minna. So hot? It's too hot. I burned my foot. Seal on nagu mega kuum, mingisugune 50 kraadi. Ma ei tea, ma arvan rohkem võib-olla. Te lähete siis ärge otsa siia minge, sellepärast et seal on nagu mega põletav kuum. Aga kui sinna kõrvale minna, siis seal on külmem vesi ja see kuum vesi on nagu segunenud rohkem, et see on normaalsem. Aga ma ei tea, tundub, et tervis tuleb praegu, et tegelikult oli nagu seal jahedamas, oli suht mõnus, aga eks siis homme näha, kas juuksed on peas veel. Pikk eluiga on nüüd vähemalt ütleme, päev 2 on elueale juurde tulnud. But when we're talking about wine, we're talking about... Little bit, so not the whole bottle for me. Okay, that's why Greeks do not get drunk like other, I don't want to say like Estonians. Not only.